Soome edelosas Eura lennuvälja lähedal põrkasid täna kell 12.35 kokku 2 tsiviilhelikopterit, mis startisid sinna Tallinnast. Neist ühe, betoonifirma Nobele kuuluva helikopteri pardal, oli Nobe ja Mapri omanikuna tuntud ärimees Priit Jaagant koos abikaasa Liliti ja 3. reisijaga. Teise pardal oli kunagine muusik ja praegu äriga tegelev Oleg Sõnajalg ja veel üks reisija. Helikopterid lendasid umbes 300 meetri kõrgusel lähestikku juba pikemat aega, kui pealtnägija kinnitusel tegi üks kopteritest ootamatu manöövri ja põrkas teisega kokku. Sama allika teatel kukkus üks kopter kivina alla, teine liugles aeglasemalt. Õnnetuse täpne põhjus ei ole veel teada ning politsei ei luba ka kohapeal ajakirjanikke ega pealtnägijaid ligidusse, kuid veidi enne saate algust andis Eesti Välisministeerium edasi ametliku info, mida Soome riik oli Eestile edastanud. Me teame, et lennuplaani alusel oli ühe helikopteri pardal 2 reisijat ja teise pardal 3 reisijat. Meil ei ole kinnitamata andmetel teateid ühestki ellujäänust. Eesti ja Soome politsei üheskoos tegelevad praegust nende hukkunute isikute väljaselgitamisega. Praegust ma ei oska teile ütelda, kui kaua see protsess aega võtab. Soome ametivõimud tegelevad samuti ka lennuõnnetuse põhjuste väljaselgitamisega. Helikopterid olid teel Piikajärve lennuväljale, kus pidi toimuma täna Tootsi lennuklubi lennupäev. Seega oli nende 2 helikopteri järel samas suunas teel või juba saabunud rohkeste lennumasinaid Eestist 10 inimestega, kes oma nimega ei soovinud teleetris infot jagada, kuid kinnitasid kurva info tõele vastavust.